Tervist! Kõigepealt väike moedemonstratsioon. See on Maiade tehtud hoodie. See ei ole demo, see on indiaanlaste tehtud päris puuvillane. Ja räägib sellest, et minu usk on loodus. Me kohtume täna Südamekooli esimeses tunnis ilmsi esimest korda Kris Kärneriga. Näete rahvas, ta on päriselt olemas. Täiesti olemas. Ja tegelikkuses praegune hetk on 20 aastat vana. Aastal 2006. Mitte ainult, et sündis Indira Murutar, vaid sündis tegelikult seesama Südamekool algses vormis. Meist käis üle 2005. aasta orkaan Pärnumaal. Uppusime korralikult merre, nagu tsunami puhul ikka. Ehitasime oma majapidamise paremaks, siis sündis sinna meie 5. Indira. Ja inimesed hakkasid ise tekkeliselt tooma meie juurde noori, kes veetsid terved suved kõigepealt Pärnumaal ja siis siin teisel pool Raplat Kumma külas Soone talus. Seal on välja õpetatud tänased Keter-Jaani tantsutüdrukud, oh üllatust. Sealt me tulime Kuusiku Nõmmele, Altveskil oli meil noortestuudio. Mina olen ja kultuurikeskus, mis töötas pandeemiani. Pärast pandeemiat ma õppisin nüüd 5. aastat koolis õpetajaks ja minu suurimad õpetajad on mu õpilased. See on ka põhjus, miks Südamekooli taassündimise esimesel tunnil on meie külaliseks Kris. Abituriendid koostavad uurimistööd, keda soovivad meie õpilased kõige rohkem aulatunde andma. Abiturientide uurimus näitas, ja see ei ole üllatus, kõigepealt Kris Kärner, siis tühja maad. Seejärel Anne Veski, respekt maestra, siis Avandi, Tänak ja ülejäänud väga kõvad tegijad. Kris Kärner on nii tahetud vend, et keegi teine kui tema ei olekski saanud olla Südamekooli esimene tunniandja sulle, kallis teekaaslane, kes sa oled olnud 20 aastat asja sees. Ja me paneme edasi. Autoraadios oli täna ilmaennustus. Nädalavahetusel läheb plussi, samal ajal ma vaatan, eks üle auto saabuvaid triipe taevasse. Ehk siis järjekordsed keemiatriibud, mis ei ole vandenõuteooria, mis on fakt. Ja kui ma Krisiga kohtudes rääkisin, et jälle teevad triipe ja samal ajal üritavad ennustada, mis ilm tuleb, rääkis Kris Vietnamist. Mis nende triipudega seal Vietnamis oli? Ega ma sellest tegelikult väga palju nagu justkui ei tea küll, aga justkui läbi interneti on jõudnudki minunigi informatsioon, et Vietnami ajal kasutati siis nii lennukite kui ütlemegi, et läbi lennukite siis kasutati mingisuguseid, ma ei teagi, kuidas seda nüüd kutsuda, aga selle kokkuvõte oli justkui see, et tekitati siis olukord, kus kogu aeg sajaks. Ja selle eesmärk oli siis see, et kohalikud vietkongid, kes olid siis ennast peitnud sinna nii-öelda maa-alustesse tunnelitesse, et siis nemad sealt justkui selle sadava vee käigus siis tuleksid oma urgudest justkui maapinnale välja. Aga ega ma väga rohkemat sinna midagi suurt lisada nagu ei oskagi. Jaa, sest see oleks sõjaveterani jutt aegadest, kui sa ei olnud sündinudki. Kris saab sel aastal, teate mis, 30, vana mees. See ma olen.
kas sa oled olnud lapsest saadik selline rebel, selline ropsuröökur? No ma ei tea, kas ma päris ropsuröökur olen olnud terve elu, aga ikkagi, noh, kui me räägime kooliajast näiteks, siis ikka selgelt ma olin alati see klassikloun nii-öelda. Et mul oli alati oli tähelepanu vaja ja seda ma üht või teistmoodi pidin alati saavutamas. Et jah, mõneti küll. Abiturient Indira Murutar, kas sa mäletad, mida on räägitud koolis? Kes on kloun? Kes on narr? Vaatab blond mulle teiselt poolt lauda minimi. Kloun, narr on õukonna kõige targem mees. See, kes julgeb öelda, mis on tõde. See, kes julgeb öelda, kui kuningas on alasti. Kas sul kooli ajal oli sellest pahandusi ka? Oi, kõvasti. Ma lihtsalt kõige selgem märk sellest oli gümnaasiumis. Noh, seda on läbi terve põhikooli ja algklassid oli ka muidugi, aga kunagi vändati üks saade, mida tegi Katrin Lust, tegi siukest saadet nagu Teisikud. Ja mina olin justkui tollel hetkel siis, ma mäletan ka, 11-12 klassi äkki. Ja minu teisiks siis justkui pidi olema Jan Uuspõld, kes käis ka meil seal koolis ja siis me seal rääkisime ja mis iganes ja minu klassijuhataja andis kaamera ees intervjuu, kus ta ütles, et Kris Kärner on krutskeid täis poiss. Et ma usun, et see intervjuu on siiamaani kuskilt sealt interneerumist võimalik kätte saada, et ma arvan, et see nagu suures pildis täpselt võtab selle kõik kokku. Kes su vanemad on? Kes sind tegid? Kes mind tegid? Ma ei tea, kas ma päris nimedesse laskun, aga mis see ameti mõistes, mu isa on ettevõtja, ema on justkui siis tegeleb müügisektoris äkki on õige öelda. Kris on läinud poliitikuks ära. Müügisektor, ettevõtja. Ei no, selles suhtes mu isa on ettevõtja, et noh, temast ma võin natukene rohkem avada, et ma ise töötan ka justkui poole kohaga seal ettevõttes, et Motohobi OÜ, tegeleme siis CF Moto ATV-de ja mootorrataste ja kõige siukse müügi ja varuosade ja remondi ja kõige siukse asjaga. Motomees, saite praegast. Jah, endal mul on ka mootorrattaload ja kõik muud asjad, et see ma siis olen, motomees. Oi kui tore. See on kuidagi midagi päris võrreldes poliitikaga, mis on niisugune... Justkui midagi, aga samas nagu ei ole. On ju. Mismoodi sinu teekond poliitikuks kulgenud on? No ei ole nii, et laps sünnib ja öeldakse, oi poiss, president sündis. Jah, et päris nii see ei olnud. Ma ütlen ausalt, ma ise ei ole, ütleme nii, et mind poliitika ei huvitanud absoluutselt kuni koroonakriisini. Ei hakka üldse valetama. Et siis, kui tuli koroonakriis, siis minu jaoks hakkas maailm nagu päris huvitama. Miks meil on nii, kuidas me siia oleme jõudnud, miks meil öeldakse mingisuguseid asju, miks meid kästakse mingisugust moodi. Ja siis just nagu sellest hakkas terve nagu päris justkui poliitika ja maailmapilt ja kõik see hakkas huvitama. Sellest on tänaseks siis 6 aastat ja 7 peaaegu isegi on ju. Et viimased 6-7 aastat ütleme, et on olnud justkui see, mis on olnud see poliitika paelumise või õppimise aeg. Ja siin ma nüüd justkui olen, et tegelikult ei olnud nagu seda, et ma oleks olnud justkui kunagi valmis selleks, et minust saab poliitik. Et kui ma oleks algusest peale, ütleme, noorest poisist peale oleks teadnud, et minust saab poliitik, siis ma ei oleks selliseid asju teinud või öelnud võib-olla. Et ma arvan, et ma oleksin võib-olla rohkem pühendanud siukse puhtama imidži jaoks ennast. Noh, lihtsalt, sest üldiselt ju poliitikud justkui peaksid olema puhtamad. No, et igatahes jah, see kuskil hakkas hoomama või huvitama just seal kuskil koroonakriisi ajal, sealt tekkisid mul küsimused, siis me hakkasime justkui nagu oma selle jälgijaskonnaga hakkasime nagu vaatama, uurima, vaidlema, arutlema ja kõik muud ja siis üks hetk see lihtsalt jõudis sinnamaani, et kurat, ma pean vist ikka ise minema. Ja siis
nüüd kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel see otsus saigi tehtud just ütleme, et aasta aega siis enne seda justkui. Kuigi alateadlikult ma olen hoidnud seda ikkagi endal mõttes juba pikemat aega, et ütleme nii, et enne eelmisi Riigikogu valimisi, et sellest ajast peale justkui alateadlikult ma valmistusin nagu ette selleks mõneti. Nii palju, kui ma vähegi nagu sain või oskasin. Indi, oskad sa kokku võtta, kuidas noored näevad Kris Kärnerit? Miks ta on nii populaarne on? Selleks, et tekitada superstaari, lähevad meeletud summad mängu, eks tohutu promo, meeletu masinavärk, meelelahutustööstus ja siis üks Tartu poiss motofirma palgatööline isa teenistuses järsku on nii populaarne. Kuidas see juhtunud on, mis sa arvad? Ma arvan, ta on väga palju tööd ja vaeva sa oleks näinud ka. Mina tahaks ka teada, kuidas kõik juhtunud on. Räägi mulle ka. Ei, ma arvan, ma nii-öelda striimereid nii väga ei vaata, aga kuna su striimidest on tehtud YouTube'i videod, mis sa oled ise ka pannud vist üles, kindlasti mingil määral, siis mingid, näiteks seesama video, mis sa tegid kus sa haarasid kaasa mu venna ja tema naise video, siis need vaimukad lihtsalt ütlemised ja see, et sa ütled välja seda, mida kõik mõtlevad ja siis kõik saavad selle üle veel nalja teha. Ja siis sa oledki nagu noortepärane, aga saadav, ma arvan, et sellepärast sa oled noortes. Nii palju ilusaid asju öeldakse. Mul meeldib, kui mulle nii palju ilusaid asju öeldakse. Tunnen ennast kohe hästi. Aga lilled on minu, need sa ei saa. Selle vaimukusega muuseas ongi üks tõsiasi, et ainult väga intelligentne inimene suudab olla vaimukas. Kes sinu eeskujud on? Igal ühel meist on ka siis eeskuju, kui me oleme originaalid, algupärased, ainulaadsed. Eeskujusid on sul ikka olnud. Sa oled noor veel. Enne ütlesin, et vana mees, ikka noor. No jah, kuidas keegi ütleb, et öeldakse, et noor poliitik ja siis järgmine hetk öeldakse, et mis noor ta nüüd enam on. Et kuidas keegi seda vaatab. Aga mul on nüüd nende eeskujudega küll selline probleem, et väga raske öelda. Et kui ma kunagi mängisin jalgpalli, siis olid justkui, ma ei tea, siin tõenäoliselt on vanad jalgpallipoisid vaatavad ka, siis Zinedine Zidane ja ma ei tea, Saksa jalgpallimaastikult võib-olla Schweinsteigerit keskmäljaku mängijad, eks ole. Et aga nüüd poliitiliselt mõttes või poliitiliselt võttes, siis ega ma kusjuures jään päriselt võlgu otseselt, et kes on minu, ma ei tea, justkui suur siuke kuju, kes mind nagu on ajendanud või kellele ma olen justkui alt üles vaatanud, et tegelikult kahjuks või ma ei tea, võib-olla õnneks, ma ei teagi, kuidas seda öelda. Mul ei ole nagu seda olnud, ma ise ei ole nagu tundnud seda. Võib-olla ma ei tea, kas ma ei ole seda vajanud või ma ei ole lihtsalt leidnud seda eeskuju. Ma ei oskagi, ikka kes eeskujud on meie vanemad, vanavanemad, kellega me kõige rohkem aega koos veedame, aga sealt ka, et ega inimesed ikka võtavad neid asju üle, mida nad ise tahavad võtta. Kõik ei võeta. Mul on hästi suur soovitus püsida noorte hulgas, siis ka, kui sa oled 40 ja 50. Teate, mis siis juhtub, kui sa oled noorte hulgas, siis sa vaatad kõiki põlvkondi järjest nende noorte pilgu läbi, kes praegu just on 10 ja 15 aastat vanad, et sinust ei saa seda vana peeru, mis on absoluutselt nunnu väljend. Mul on olnud pisikene kimbatus siis, kui olid need valimised, mille käigus sa oma väljaütlemistega viskusid esikaantele. Tead, kui palju teised maksavad selle eest, et seal olla. Siis minu noored tahtsid näha sinu striime. Ma avastasin ühest küljest ülihea saatejuhi Jaagup Tuisk. Sa püha jumal, kui hea saatejuht.
teiseks avastasin ma erakordselt värske, adekvaatse, loogilise, vastutustundelise mõtlemise. Ja siis ma olin kahvlis, sest vaadake, seltsimehed, mina olen ka vana peer. Ma olen õppinud ülikoolis koos Tõnis Lukase ja kogu meie taas iseseisvunud Eesti Vabariigi aga te näete nii noor välja. Ära tuli. Selle esimese valitsusega, kes tuli siis võimule, kui taastus meie riik. Kui sa püsid teismelistega koos, mis iganes asjaoludel, küll sa hakkad broilereid peale kasvatama ju endale ka, aga nemad omakorda sind hoiavad värskena, nii et sa avastad, et sinu aastakäigu vennad ongi vanad peerud. Ma juba lisaks juurde, et ma 100% nõustun. Et ma arvan, et mul on juba täna tegelikult on seda näha, sest ma igapäevaselt ju istun seal koos, räägin juttu, arutlen samamoodi noortega, et justkui kui ma ise olen 29, siis ma ei oska öelda, et mis mul see keskmine nüüd vanuseklass seal on, et me räägime seal ikkagi mingisugune 14 kuni ütleme, et 40 on ju, aga mingisugust demograafiat või vanusegruppi on kindlasti rohkem on ju, ehk siis ja neid tõenäoliselt on seal kuskil gümnaasiumis on ju, võib-olla ülikoolis. Et see kuskil vahemik seal on kuskil keskmine, keda on nagu justkui kõige rohkem ja ega kui me räägimegi sellest, siis nad on ju ikkagi minust nooremad justkui ja läbi selle nad hoiavad ju tegelikult mind ka noorena. Et nemad räägivad mulle enda probleemidest, ma proovin anda oma sisendit, et kuidas neid võiks lahendada ja siis kui nad nõustuvad, siis see ongi see, millega me nagu proovime nagu edasi minna. See, kas meid ülejäänud poliitiline maailm kuulab, see on iseasi küsimus. Aga seda kõike tuleb ilmselgelt teha ka, kuidas ma ütlen, et noorte huvi hoida üleval, see on eriti veel tänapäeva maailmas, mis on justkui üles ehitatud nüüd kiirele infole, et 5 sekundi reeglid, 7 sekundi reeglid, TikTokid, kõik muu. Et siis sa justkui pead tegema ka mingisuguseid võib-olla provokatiivseid nalju. Vaat ei ole, kas see on sõnaliselt või füüsiliselt või mis iganes, et sa pead ennast tegema justkui huvitavaks. Aga kas seda alati on mõistlik teha kõige arvelt? Jällegi see on niisugune vaidluse koht. Ütleme niimoodi, et ka poliitilises kultuuris liikvel väljend ropsu röökur on absoluutselt kultuursete juurtega. See pärineb Enn Vetemaa bioloogiharidusega kirjaniku raamatust Näkiliste välimääraja. Nii et me oleme absoluutselt kultuursed ka siis, kui me üksteisele silte kleebime intelligentseid. Indi, nagu sa panid tähele, Kris ütles, et teda ei huvitanud kuni Korontsini ja Plandemiani poliitika. Mis asi praegu tooks tegelikult noored inimesed poliitikast huvituma, et Krissi ja Sandra Lauri sugused inimesed ei oleks nii üksi vanade peerude vastas? Ma arvan, see peab olema ikkagi iseloomus ka, et kindlasti. Mina näiteks ennast ei näe seal, sest et selle Eesti nii-öelda päästmine või selle poliitika päästmine on nagu suur töö. Ja mul on tunne, et nagu neid vastuvõitlejaid on palju rohkem kui need, kes üritavad nii-öelda rahvameelt olla. Kõik tirivad mingisuguses suunas, mis on justkui neile nagu kasumlikum. Ja tänane poliitiline seis minu hinnangul on lihtsalt selline, et vanemaid poliitikuid generatsioonid mõistas lihtsalt rohkem. Et on justkui, ütleme, siuke napilt, ma nüüd loodan, et ma ei solva kedagi, aga ütleme, et napilt siuke pensionieelik on ja siis on järgmine hetk ongi mina ja Sandra Laur. Et sealt vahelt on nagu justkui see, ütleme, et 2 saia vahelt on see liha puudu. Ja siis tekibki nagu olukord, kus lihtsalt üksteist ei mõisteta ja ei saadagi aru, et justkui nagu tuleb uus generatsioon, aga see generatsioon meil ei sobi, sellepärast et me oleme nagu selles veendunud, et iga rahva hulgas on kindla peale ju rahvajuhid. See ei saa olla teisiti, nii nagu meil on, eks, tippsportlased, tippmuusikud, võrratud
režissöörid kusagil meie hulgas on rahvajuhid, aga nad on praegu hoitud kuidagi skeptilistena, noh nii nagu Indigi tegelikult võiks olla rahvajuht, algrakukese Jeanne d'Arc, aga tegelikkuses need rahvajuhid Eestis praegu on vagusi. Kuidas see on saavutatud, et rahvajuhid on kuskil meie hulgas ja õpetavad koolis või on sepikojas tööl, aga ei tule rahva ette? No seal võib olla mitmeid põhjuseid, et seal võib olla mingisugune mure või kartus, et nad saavad karistada või neile öeldakse justkui kehvasti. Tänapäeva meedia on ju selgelt tekitatud või ehitatud üles justkui klikimeedia peale, mitte selle peale, et anda päriselt informatsiooni. Ja see võib inimestes tekitada kõhklusi või kahtlusi, ma arvan. Aga noh, mis seal veel võib olla? Aita mind välja, kuidas sa näed? Miks ei tule rahva hulgast rahvajuhid rahva ette? Püsivadki klounidena, nagu siin, eks Tom Valsberg, mis iganes säravad isiksused, vägevad mõtlejad, kelle järel on tuhanded inimesed, aga ta ei tule ei parlamenti ega kohalikku omavalitsusse, juba need sõnad on siuksed, kuulge mida. See ongi vastikuks tehtud. Kes tegi? Ma olen vastuse võlgu. Ma ei ole süvenenud niimoodi. Sest vaata, meie sõpruskonnas on inimesi, kes on jäänud poliitikas absoluutselt inimesteks. Sinu sügavalt armastatud sots, eks Ivari Padar, mitu ringi minister, tiirud Brüsselis ja ta on ikkagi meie Ivari ja jumala ükskõik, mis erakonnas ta on. Ma tean, erakonnad tuleks üldse. Nõustun. See on üks asi, millega ma nõustun kindlasti. Millest praegu tulevad poliitikas tülid, millest tuleb koalitsioon ja opositsioon ikka sellest, et mingisugused X-moodustised. Valged jõud versus mustad jõud, alati nii ta käib. Ja koalitsioonis on alati valged. Ja. Koalitsioonis on alati valged jõud. See on meil olnud jutuks ka Marinaga Kaljurannaga, et juhul kui ei oleks enam erakonda kui seda poliitilist keha, siis inimene tuleks rahva ette iseendana, Krisina. Kusjuures Kris tuligi iseendana. Ükski partei ühest küljest ei esitaks nõudmisi, aga ei paku kaitset ka. See tähendab seda, et kui kastiratas või võrklaevataja oma asjadega välja tuleb, siis ta ei ütle, et partei käskis. See on siis ta enda otsus, tema enda vastutus. Kusjuures on öelnud siin Rapla praegune vallavanem Rain Terras. Ta ei ole muide selle Terrase sugulane, kellel metssead 4 korda aastas poegivad. Ta on täitsa sõjaväelane. Terras on öelnud, et poliitik peab vastutama mitte ainult oma nime, vaid ka oma varaga. Ehk siis, kui sa mingisuguse käkiga saad hakkama, siis ei ole niimoodi, et partei käskis, vajutasin, tõstsin kätt. Ei ole nii. Sina vajutasid, sina tegid, sina põhjustasid kahju ja sina vastutad. Jah, hea näide on Tartu linna mõistes siis noorte EMO. Ma ei tea, kui palju te sellega kursis olete. Et just eelmises volikogus oli koalitsioon otsustas, et alla 19-aastastelt tuleb tasuta EMO ära võtta Tartu linnas. Sest Tartu linnas on kuni 19-aastasteni. Vaata nägu, seal on kõik kirjas. On tasuta EMO. Ja nüüd siis sooviti teha kokkuhoidu, sest see on iga kohaliku omavalitsuse enda asi ja siis kohalikus omavalitsuse seal volikogus sooviti siis kokkuhoidu teha. Koalitsioon ehk siis Reformierakond ei saa. Mina olin Isamaa fraktsioonis ja minult eeldati siis koostööd, aga ma ei olnud sellega nõus. Minu meelest Sandra ka ei olnud. Sandra ka ei olnud. Näete nüüd, kusjuures olude sunnil on nad eks ikkagi seal selles erakonnas, mille otsustega nad nõus ei ole. Aga mis nüüd saab siis?
paha poiss jälle. Kokkuvõttes oli paha poiss ja ma arvan, et see on ka üks põhjusi, miks mind täna enam fraktsioonis ei ole. Noh, kindlasti on minu sõnavõtud ka mingisugused asjad, või murekohad, aga nende jaoks olnud. Aga ma arvan, et see, et ma justkui ei mänginud kokku, on ka kindlasti üks suur süüdlane. Ja noh, seda näitasid järgnevad fraktsiooni koosolekud ja kõik muud asjad. Et jah, suures pildis ma arvan, ma ikkagi pean korra välja tooma uuesti, et see on geniaalne mõte kõik erakonnad ära kaotada. Et täna see tekitab lihtsalt mingisuguse vihmavarju, kuhu alla kõik koonduvad ja siis ilma, et neil endal oleks mingisugune päris maailmavaade, nad lihtsalt karjuvad seda, mida erakond ütleb. No. Ja samamoodi on fraktsioonides. Fraktsioonid on siis volikogudes või riigikogus siis sees. Üldiselt kuuluvad sinna siis ühe erakonna liikmed. Ja siis noh, seal nad justkui kõik koos nõustuvad mingisugust siis asja koos vastu võtma või siis selle vastu siis hääletama. Tead sa, mis on selle asja, selle üliloogilise idee takistaja praegu? Raha! Vaata, mis juhtub. Ma olen korduvalt erinevatele erakondadele ära öelnud, et ma ei kandideeri, kõigepealt ei saanud ma sellepärast teha, et ma olin ajakirjanik ja õpetajana ka. Ma ei taha olla üheski erakonnas. Vapiloomake ja peibutuspardike, aga miks väga paljud rahvajuhid ronivad peesse? Sellepärast, et endal isiklikult ei ole seda raha, mida panna erakonda, kus finantseerija on näiteks Parvel Pruunsild, et ma ei saa ju minna ja öelda Bigbankale, et ma tahan nüüd saada rahvajuhiks, makske kinni. Kahjuks ei saa, jah. Mis sa arvad, kui tehtav oleks niisugune seadus, et valimisreklaam on tasuta? Ma tean, et see on utoopia. Aga vaadake, minu religioon on loodus ja ma olengi muinasjututegelane. Vaata, mis siis juhtuks. Oletame, selline revolutsioon juhtub, et valimisreklaam on tasuta. See tähendab, et kõik saavad võrdselt kandideerida. Mitte ainult need, kellele Hans Schmidt viskab, keda potitab, eks ju, Helenius. Kõik saavad võrdselt. No jah, selles suhtes see on ideaalne mõte, aga see on, ma nüüd loodan, et ma ei solva, aga kahjuks on utoopia. Ma tean. Aga selles suhtes lihtsalt mõttemänguna, jah, see oleks kõige parem lahendus, aga tänases maailmas see ei ole mitte kuidagi kahjuks võimalik. Aga mõttemänguna on väga hea, tegelikult see annaks kõigile ju täpselt võrdsed võimalused. See raha teema üleüldiselt ongi ju, miks ta on probleem, ongi see, et või kellele ta on probleem. Ta on nendele inimestele või justkui siis rahvajuhtidele või poliitikutele probleem, kes ei ole tegelikult, minu hinnangul tegelikult ei ole need rahvajuhid. Et nad lihtsalt maksavad selle kinni ja siis läbi nende reklaamide neist tehakse rahvajuhid, aga nad tegelikult ei ole. Just. Et kui ma ei hakka igaks juhuks mingisuguseid näiteid välja tooma, aga meil on siin erinevate erakondade juhte, kes viimastel valimistel selgelt põrusid. Et üks mees Türil sai 70 häält, kes on justkui erakonna esimees. Ja meil kõik 3 klassi oleksid nagu piltlikult öeldes okei. Et see lihtsalt ja siis lihtsalt rahaga tekitatakse see olukord, et põrsapoiss, kes 3 korda poegib, eks ole, temale pandi, kui ma nüüd peast õigesti mäletan, oli üle 50 000. Mateti maha ja ei tulnud kohta. Jube palju surnud sigu tuli. Jah, aga sealt surid ikka. Vot, et jah, ühesõnaga rahaga täidetakse seda auku, mida nagu, ma ei tea, ise ei suudeta justkui kaevata. Siis kaevatakse raha. Lastakse kopal teha tööd, ilma et ise midagi teeks. Kas sind on üritatud ära osta? Nagu sa mõtled mingi erakonna poolt justkui? Jaa. Niimoodi, et mulle on pakutud, ühes väiksemas erakonnas on justkui tööd pakutud. Kui see läheb selle alla,
palka pakuti, noh, see on ikkagi töötasu. no jah, ta on ikkagi selles suhtes ikkagi läbi töötasu ikkagi. Aga niimoodi, et ei, kahjuks või õnneks ei ole. Ma ei teagi nüüd kumb, ma ise arvan, et õnneks või noh, selles suhtes ma ei võtaks seda vastu ikkagi. Et see, et ma täna poliitikas olen, noh, ma räägin nüüd iseendast, et nagu ma alguses tõin välja, siis esiteks ma tegelen sisuloomega, mul on seal mingisugune sissetulek, on ju. Siis ma tegelen seal motohobis, mis on nii-öelda pereettevõte, seal ma teenin justkui raha. Siis mul on enda pisike ettevõte, millega ma justkui tegelen, on ju. Et mul on neid sissetulekuallikaid, kas nad nüüd on mingisugused ilmatuma suured või et kas ma ei tea, teenin rohkem kui, ma ei tea, riigikogulane, kindlasti mitte. Isegi noh, ma ütlen, et Eesti mõistes see peab ikka siga hea kuu olema, kui ma jõuan sinna Eesti keskmisele lähedalegi. Aga siiski ma ise olen sellega rahul ja kui ma tõesti nagu tahaksin teenida, siis ma panustaksin rohkem pereettevõttes. Mitte ma ei tegeleks poliitikaga, et mul oleks seal ju palju rahulikum. Ma saan väga head palka, mul on rahulik elu, ma ei pea muretsema, et keegi kuskil tambib ja trallab mu otsas, karjub minu peal kuskil internetis. Et noh, see ei ole nagu tegelikkuses mitte kuidagi nagu eesmärk, et teenida justkui poliitikas raha, et ma arvan, et neid raha teenimisvõimalusi on paremad. Minu arust see on nii hea näide lihtsalt sellest, et sa nagu ei ole seal raha pärast või sa ei lähe nagu nii-öelda võimu eesmärgil, sa lihtsalt tahad nagu iseenda asja teha seal. Just täpselt, et see enda soov ikkagi muuta, teha paremaks ja mitte, noh, kindlasti see algne iva ju tuleb sellest, et ma tahan, et mul endal oleks parem. Näiteks, et kuidas me saame teha niimoodi, et noored teeksid rohkem lapsi, on ju. Nii. Ma ikka ise mõtlen ka, et ma olen nagu justkui noor veel, on ju. Ja minul ei ole veel lapsi. Nii. Aga tahan, aga mis mind paneks lapsi tegema? Nii. Mis on need variandid? Kas mingisugusest toetusest mulle piisaks? Pigem ei piisa. Mis see tähendab, on ju? Et aga näiteks, kui me teeme riiklikult, noh, see on mingi täiesti suvaline näide, mida me lihtsalt oleme streamis ka varem rääkinud, näiteks Poolas hiljuti võeti vastu, ma näiteks eelmine või üle-eelmine aasta, et alates 3 lapsest on tulumaks ära kaotatud. Noh, et siis, kui sa hakkad nüüd mõtlema, et okei, et kui nüüd mingi tulumaks on 22%, on ju, et kui ma seda ei pea nüüd tasuma, kuule, nüüd juba tegelikult okei, on ju. Sest noh, see nagu Tallinnas näiteks tõsteti just 1000 euro peale siis seda sünnitoetust. Iseenesest väga mõistlik, selle eest saab osta, ma ei tea, käru näiteks, aga siis on kõik, rohkem sellest sa ei saa. Et noh, see ei ole asi, mis motiveerib. Ja noh, suures pildis kindlasti on see mingi maailmapilt ka või mis maailmas toimub. Sõda käib, elektriarved on üüratud, kas sa, noh, noored eriti, kellel ei ole veel enda kodugi, kas sa tahad teha last? Emakapi taha. Just täpselt, on ju, et ei tere, ei taha lapsi emakapi taha. Mis kapil viga on? Et sellised nagu mured noortel tegelikult on väga sügavalt hinges. Et tuleb teida lahendus. Kus juures vaata, inimest ju sigima paneb tegelikult instinkt. Ikka see. Aga instinkt võitleb meie sees ju pidevalt eros ja thanatos ehk siis see surmahirm ja eluihalus põgene võitle iga valiku puhul, absoluutselt iga valiku puhul on see põgene võitle teema. Ja tegelikult sa rääkisid täiesti loogilist juttu. Juba see maksu maha arvamine mõjub, sest siis sa oled juba palju tugevam isend, kui näiteks maapiirkondades inimesed ei peaks maksma automaksu, vaid tal on õigus kasutada liikumiseks autot, nagu pissimiseks potti, kui tohib. Et siis ka see juba mõjub, ehk siis need ongi need pisikesed sammud, mis keeravad riigi tagasi näoga inimese poole. Meie riik on seljaga inimese poole, oled sa seda märganud? Jah, noh, selles suhtes, et ainuüksi ju õigusi vähendatakse, makse tekitatakse juurde, on ju. Inimesed kogu aeg tunnevad, et neilt kogu aeg võetakse midagi ära, aga justkui nagu vastu nagu ei saa. Et kogu aeg öeldakse, et ta on halb, aga kui te nüüd ei maksa, siis on veel halvem. Tulles tagasi korra, ma võib-olla natukene nüüd lähen teemast uuesti kõrvale, aga see sama automaks, on ju. Et
see võib-olla nüüd on populistlik vaade mõneti on ju, et aga üleüldiselt vara maksustamine, noh, ma ei saa sellega nõustuda. Et kuidas saab olla, et mõni inimene, kaasa arvatud ma ise on ju, käin tööl, kogu aeg maksan makse, siis ma mõtlen, et okei, nüüd ma ostan midagi ja ma maksan selle pealt veel makse. Ja nüüd mul justkui on midagi ja siis mulle öeldakse, et nii, nüüd sa iga aasta maksad selle eest ja kui sa ei maksa, siis me variant A, kas võtame sult selle ära või variant B, me võtame terve su pangakonto ära justkui lukustame. Ehk siis noh, kui maamaksu ei maksa, siis justkui läheb ka maa käiku. Siis paneme maksu alla kinnisvara ja siis kindlasti varsti hakkame maksma selle eest, kui meil Südamekoolis näiteks töötab 3 hipoteeraapia hobust maksu alla. Päriselt see pole üldse nali. Et jah, noh, kindlasti on seal muidugi mingisugune lisa aga kuskilt ju peab raha tulema ja ma nõustun, et ma arvan, et neid kohti tuleb lihtsalt leida. Räägiti ju mingisuguste suurettevõtete maksustamisest ja mis iganes. Nüüd vähendati kasiino makse või ettevõtete makse, et justkui nüüd peaks hakkama tulema, aga mingil põhjusel meil, ma ei tea, mitu miljonit meil nüüd saamata jäi nüüd esimese siin veerandi aasta eest 3 kuuest. Vist aprillis nüüd hakatakse nüüd jälle seda kasiinomaksu maksma. Et mingisugune viga ju tuli sisse. Oi kups. Ja seal oli, noh, seal on igasuguseid huvitavaid asju, mida väideti. Ma 100% ei ole seda kontrollinud, aga umbes, et noh, muidugi, et sõpradele tehti justkui mingisugune väike kogemata ups sisse sinna. Aga noh, ma ei saa seda kinnitada. Juhuteene. Noh, nii nad väidavad. Indira, kui palju sa tead sellest, missugune näeb välja poliitiku argipäev? Mis sa arvad, kuidas veetis Kris Kärner eelmise nädala näiteks? Ma ei tea. Ma olen... kuidas ma ütlen? Nii palju, kui ma olen Riigikogus käinud ja vaadanud, siis... Võt issand, seal ei ole kedagi. Kris on Tartu linnavolikogus. Seal enamasti on keegi ja seal on olnud päris toredad inimesed. Kuni ma veel ajakirjaniku olin, ma käisin seal juttu tõukamas Laine Randjärvega, Andrus Ansipiga, need on Tartu eelmised ammused juhid. Mis sa teed, kui sa oled Tartu linna rahvateenistuses? Et milline see töö justkui välja näeb? Just. Noh, siuke miinimumprogramm on, et on 1 volikogu istung kuus. See on miinimumprogramm. Siis sinna juurde 1 nädal varem või enne seda on siis komisjonid. Ehk siis seal on kõik majandus, rahandus, noh, kõik komisjonid, kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon. Need on, issand, ma nüüd ei tea, kui palju meil 1 kadus ära, no ütleme, et mingi 7 tükki. Et revisionikomisjon näiteks. Et Tartu kodulehelt, kui on huvi, saate vaadata tegelikult. Seal on ka kõikide inimeste või siis rahvasaadikute justkui nimed on välja toodud, et kuhu keegi kuulub. Mina tänase seisuga veel kuulun majandus- ja rahanduskomisjoni. Ehk siis minu jaoks on siis 2 komisjoni, mis tähendab seda, et majanduskomisjon on mul kolmapäeval kell 3 ja rahanduskomisjon on mul reedel kell 8. Et need on ka erinevatel aegadel, sest mõnel päeval on mitu komisjoni. Kell 8 kuulsite, jah? Ja ma olen ka vahepeal inimene. et noh, see on siis komisjonide nädal. Üldiselt see on kuu teine nädal siis. Ja kuu 3. nädalal, mis järgneb siis komisjonidele, on siis volikogu. Volikogu toimub 4 päeviti kell 3 samamoodi siis. Ja see on alati ühtemoodi. Aga nende komisjonidega ma lisan juurde, et komisjonidega on tihtilugu on see, et neid justkui miinimumprogramm on 1 kuus, aga neid tihtilugu tehakse mitu tükki lihtsalt sellepärast, et kas on vaja mingit asja uuesti arutada või siis on vaja mingit järgmise tuleva kuu volikogu asju siis mitu korda arutada enne, kui see volikokku saab saata. Ja selle kõrvalt need inimesed teevad oma ametitööd, erialatööd. Saate aru? Tead, mida ütles kunagi Heiki Kranich, kes äsja lahkus, ikka päris südamesõber oli. Tema ütles, et poliitikasse
oleks tegelikult õigus tulla inimesel, kellel on kõik olemas. Oma ala spetsialist, oma ala tipp, kes ei tule selleks poliitikasse, et oma tagalat kindlustada, et füüri kokku kühveldada, vaid sinna sobib tipptegija, no just see rahvajuht, oma ala meister, kellel on kõik olemas. Ja mina ütlesin Heikile tol hetkel siis vastuväiteks, et ühtlasi peab see inimene valdama numbreid, majanduskomisjon. Nüüd kujutame ette, et tuleb Jan Uuspõld ka sinna komisjoni, upsi-teisi, arvutama peab, oskama peab, teadma peab. Ehk siis, kui sa kandideerid ükskõik kas kohalikku või riigi ladvikusse, siis tegelikult sa ikkagi elementaarselt pead teadma, kuidas rahad liiguvad, mitte nii, et ma luban, Ventseremos, ma lähen ja toon sulle selle papirulli. No ei ole ju nii. Kuidas see harimine käib tegelikult? Sandra Laur on õppinud poliitikuks, aga kuidas sinul see õppimine käis? Noh, minu puhul, kuna ma ei ole õppinud poliitik, vaid justkui siis see nii-öelda tavainimene või ma ei tea isegi, kuidas seda kutsuda, et siis minu puhul see pigem nägigi välja selline, et kui ma kuskilt midagi küsisin, siis öeldi, ära muretse, küll saad. Ja siis kokkuvõttes ikkagi tegelikkus oli selline, et ma hüpsin vette ja lihtsalt proovisin ujuda. Et alguses hoidsin hinge kinni ja lihtsalt õppisin ujuma seal vees ja nüüd ma siis olen tunnen, et tänaseks mul on justkui selge see asi. Aga algus oli tõesti siuke, et istud sinna laua taha maha ja kõik istuvad ka ja ega neid nimesid ei tea ja ei tea, mis erakonnastki keegi on täpsemalt ja et sisuliselt ja siis oligi selline peaaegu, et esimene klassiruumi tund et tere, mina olen Kris Kärner, mina tegelen sellega ja esindan siis erakonda see. Ja siis kõik käisidki. Täpselt siuke aasta esimene koolitund. Ja siis ühtlasi sa seletad, ei ma ei ole ainult Isto%. Ma olen ikka Kris Kärner ka. Ja siis hakkas justkui see komisjoni osa pihta, et aga jah, niimoodi see tõsimeeli sisuliselt oli. Et justkui meil on erakonnad, aga see on ainult vihmavari, kuhu alla inimesed koonduvad, et tegelikult seal poliitikas iga inimene on ainult iseenda eest. Ja see põtkimine ei käi ainult erakondade vahel inimeste vahel, vaid see käib ka oma erakonna siseselt. Minu puhul on seda selgelt näha. Ja ega ma ei ütle, et ma ise ei oleks midagi teinud, ma olen ise täpselt sama võitväline. Et aga jah, see on poliitika, et sealt tulenevalt ma räägin, mulle väga meeldib see mõte, et erakonnad tuleks üldse ära kaotada. Aga kas see on võimalik või kuidas seda teha, ma täna jään vastuse võlgu. Lapsed, meil algab nüüd vahetund. Ja pärast vahetundi on meil jutuks pääsemine parlamenti, aga mitte igaval moel, jumala eest. Me siin ei ole biskiidihiired ja sisu loomine ja ka meelelahutus. Jääge meiega. Võt, tõu!